Tere taas kõik teadushuvilised raketisõbrad, kes te järjekordselt olete leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas jahutada limonaadi. Selleks, et ükskõik mida jahutada, on meil vaja keskkonda, mille temperatuur oleks madalam jahutatava objekti temperatuurist. Selle tarbeks on meil siin jää. Jääga on selline huvitav lugu, et jää ehk tahke vesi läheb oma tahkesse olekusse, kui ta on allpool 0 kraadi piiri. Kui ta on kõrgema temperatuuriga kui 0 kraadi, siis on vesi vedel. Selleks, et jää saaks minna vedelasse olekusse, on aga vaja ära lõhkuda jää sees olev kristallivõre. Ja selleks, et midagi lõhkuda, läheb vaja energiat. Samamoodi ka jääkristallivõrega. Et 1 kilogrammist jääst saaks vedelvesi, on tarvis 330 kilotšauli energiat 1 kilogrammi kohta. Kust see energia ka tuleb? Energiat saame me vee jahutamisest, nii et kui see sama vesi jahutada 1 kraadi võrra külmemaks, siis eraldub sealt 4,2 kilotšauli energiat 1 kilogrammi kohta. Vee jahutamisega jõuame aga peatselt selle sama 0 kraadi piirini, pärast mida läheb vesi jäässe. Kui aga lisame veele soola, siis saame langetada vee külmumispunkti umbes -20 kraadini. Ehk see vesi saab olla vedel ka allpool 0 kraadi. Alles siis, kui jõuame uue jäätumispiirini, mis on umbes -20 kraadi juures, läheb ta uuesti jäässe. Seega, kui me lisame süsteemi soola, kas või seda tavalist söögisoola, mida me igapäevaselt kasutame, siis ei lähe vesi jäässe ka allpool 0 kraadi. Proovime seda kohe järgi. Meil on siin jää, mida me hakkame nüüd sulatama. Et jää sulaks, teeme ta väikesteks tükkideks, sest siis on tal rohkem kontaktpinda, millega ka õhusoojust enda sulatamiseks kasutada. Selleks on meil siin haamer ning asume asja kallale. Ja proovime selle jää kõik siia kaussi saada. Kui see jää on siin kausis, siis juba natukene sulab see jää õhusoojusega toimel. Kui lisame siia soola, siis see vähene vesi, mis siia juba tekkinud on, hakkab jahtuma palju madalamale temperatuurile, kui seda on 0 kraadi. Ning sellega seoses annab ta energiat ka sellele jääle ning jää saab taas sulada. Seda soola võib siia kohe panna palju. Paneme nüüd anumasse sisse ka termomeetri. Siis näeme, kuidas meie sulamisprotsess töötab. Hetkel temperatuur alles langeb, aga lõhume vahepeal veel jääd ning vaatame, missuguse temperatuurini me jõuame. Nagu näeme, siis on kausis oleva vee temperatuur juba minutiga langenud alla 0 kraadi. Paneme siia sisse ka meie limonaadipudeli, et ka seda saaks jahutada. Limonaadi jahutamisel on oluline, et see purk ei oleks siin külma vee sees kogu aeg paigal. Kui purk on paigal, siis on paigal ka see limonaad siin purgi sees, mis tähendab seda, et purgi välisseina jahtumisel jahtub kõigepealt seinaäärne limonaad. Ning kui purgi välissein langeb alla 0 kraadi, siis võib limonaad seal sees minna jäässe. Nii jääb aga purgi keskele soojem limonaad, mis on vedel. Kui valame välja limonaadi purgist selle osa, mis ei ole veel jäässe läinud, siis võib see olla mitu kraadi soojem. Seepärast on oluline, et me hoiaksime purki pidevas liikumises seda jahutades. Lisame veele veel soola, siis langeb temperatuur veelgi.
et temperatuur langeb mõnevõrra aeglasemalt. See on tingitud sellest, et lisasime siia kaussi limonaadipudeli. Limonaad on palju soojem kui jää või see vesi siin kausis ning selle jaoks, et limonaad jahtuks, peab ta oma soojuse kuskile ära andma. See soojus lähebki siia samma vedelikku ning see tingib ka selle, et temperatuur langeb aeglasemalt. Nagu me näeme, on suurem osa jääst juba sulanud ning peagi saamegi kontrollida, kui külm on meie limonaad. Selleks võtame välja limonaadi klaasi. Võtame välja jääveest ka meie limonaadi. Avame limonaadi ning valame välja. Ning paneme sinna sisse ka termomeetri. Ja näeme, et meie limonaad on alla 3 kraadi. Ja nii lihtne ongi jahutada limonaadi. Muidugi võime ta panna ka lihtsalt külmkappi. Kuid soolaga vee külmumistemperatuuri alandamine on väga oluline ka meie igapäevaelus. Näiteks hoiab see talviti meie teed jääst vabana.